kuuled või? Äkki sa tuled sisse? Kuhu sisse? Äkki sa tuled uksest sisse? Ma murran sisse sinu ema korterisse. Ma murran sisse sinu ema korterisse. Ei, ma murran sisse sinu ema korterisse. Ma murran sisse sinu ema korterisse. Ma astun sisse ja ta näitab mulle tisse, sest mul 400 rammel ja mul lihtsa saada lihtne nagu neits maara. Minu raha on nüüd tihka, panen suusamaski pähe ja ma uksest sajan sisse. Kuksin välja, sest mind träppi ainult kottis. Pesapalli kurikas mul valmis Nike kottis. 4-4 pusal ja mul jalasadi sokid, kui kätte saan ära josta pole pointi, sest ärandan ja varastan ja müüks annaksid seni, kuni ma saan paragrahvi 184. Mul on astma, mul on astma, mul on astma, mul on astma. Ma murran sisse sinu ema korterisse. Ma murran sisse sinu ema korterisse. Ei, ma murran sisse sinu ema korterisse. 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 Ei, ma murran sisse sinu ema korterisse. Ma murran sisse sinu ema korterisse. Türa jallil marps sais suitset ainult punast jääb vaid fuck poisu jutt on sitaks fucking rumal, sest Young Lil Marps on Eesti fucking trapi jumal ja miks sa üldse räägid litsu riide pärit humanast? Kõve ka ju. Maxo. No nii. J. Cole tõmbas pildi kokku. Okei, langes. Joo, mul on... Okei, te võite laulust rääkida. Et see on täielik hiit. Ma ütleksin, et seda toorust on ülinais kuulata. Ma isegi ütleksin, et kui ma kuulasin, siis mulle, et kui me näiteks võtame praegu Lautit, et see on nagu Detroit stiil, siis siin isegi juba 7 aastat tagasi või ma ei tea, mitu aastat tagasi see track nüüd on tehtud, aga siin on ka tunda veits seda sellist Detroiti stiili, aga nagu mingisuguse mingi Eesti võtmes kuidagi, et mine tea, et äkki olete ka selle žanri siin kuidagi Eestis nii-öelda lainetama löönud, sest minu meelest Detroitis, Flindis, see, mida Lautit teeb, seda vist 7 aastat tagasi niimoodi ei tehtudki, vist kui ma ei eksi, et mine tea, äkki olete veel mingisuguse žanri originaatorid ja ütleme, et siin 410 000 vaatamist Spotify, SoundCloudis, et siiani 4 loo juures kõige suurem number, mis mul on näinud ja ma arvan, et siin nagu vaadata, siis vist ongi kõige kuulatum laul ja ma ütleksin, et õigustatult. Et ülinais. Leisil oli rohkem, aga see on kindlasti hea üks kuulatumaid. Aga ma ei olegi, ma nüüd võtan kohe sõnasabast kinni, ma ei ole kindel, kas Lauti selle looga kursis on, sest et nii vana lugu, et ta oli üsna noor siis, et on lihtsalt... Polnud sündinud. Ei, see polnud päris see, et kus siis polnud see mees sündinud. Ta ongi noor räppar ja ma arvan, et ta oli siis lihtsalt nagu väike poiss alles, kui see laul tuli. Aga ma ei tea, ma eeldan, võib-olla ta on juba väga kaua aega skeenega ennast kursis hoidnud, mine tea, Minu meelest need vanad laulud kõik nagu võtsid väga heavy influence'i nendelt vanadelt X-i Rage lauludelt. Või mitte Rage, aga need, kus nagu full karjusid ja siuksed beatid olid taga. Ja siis kõik hakkasid neid nagu alguses järgi tegema. Ja see on suht samal ajal ka, kui ta oli. Kui sa nüüd ütled, siis... Jaa. Et jah. Aga see on nii lahe, et see oli nagu see aeg, kui nagu muusika tegemine läks nagu kõigile nii-öelda kättesaadavaks või nagu inimesed avastasid, et ma saan lihtsalt osta Focusrite'i ja 100 € mikrofoni ja ma saan nagu laule teha. Et nagu rohkem sul ei olnud vaja stuudiosse minna, sa ei pea maksma stuudio eest mingi haigeid summasid, vaid sa lihtsalt ostsid endale selle basic setupi, kõik ostsid samad asjad. Kindlasti Stanford Musical läks äri kohe kasvama, aga see oli nice. Et ja ma olen nõus,
ja tegelikult kui sa mõtled niimoodi, et SoundCloud on ülihea platvorm just alustavatele muusikutele, mulle endal on jäänud selline mulje, et see on kuidagi selline koht, kus sa võidki panna neid tooreid laule ka, et sa nagu ei pea põdema, mis keegi arvab, sest seal SoundCloudis on nagu seinast see, mida me täna kuulame, need on paremad palad, aga seal on ikkagi päris palju nagu crap'i ka, onju. Ja see, mis ei olnud nagu väga hea, see sai ka nagu 100,000 kuulamisi. Jaa, täpselt. Ja keegi ei judge'inud, tekkisidki ikkagi mingid oma jälgijad, mingid oma kogukonnad, onju. Et selles mõttes geniaalne koht see SoundCloud, et see Emil Tollas on suht hea shout. Nad räägivad Eesti parimast produst. Ahaa, okei, cool. Aga jaa, et SoundCloudis rääkides, palju sa praegu sellel üldse silma peal hoiad ja kui aktiivne see tegelikult on, ma just küsisin enne siin eetri väliselt Brianilt ka, et kas tema, nagu, mis ta on 16, et kas tema tutvusringkonnas, tema nii-öelda noorte seas kuulatakse veel SoundCloudist muusikat, sest et väga mitte vist. Väga mitte vist, jah. Enamus need, kes panevad SoundCloudi, panevad nüüd igale poole too. Või nagu, et need, kes on SoundCloud muusikud, nad on ka Spotify muusikud. Aga Eesti mõttes ma seal tops ei lähe mangi. Eesti mõttes seal väga aktiivne vist ei ole, seal on Trap M on cool, Big M, kõik M-id. Aga nad väga aktiivsed või nagu seal rohkem, ma võib-olla unustan, nagu ma proovin silma peal hoida, seal vahepeal tulevad mingi uued asjad. Ma ise panen vahepeal mingi laule SoundCloudiga. SoundCloudi või? Ja. Lähe. Aga seal väga, aga see, ma ei tea, kas algoritmis on midagi muutunud või lihtsalt kustutasid kõik selle äpi ära, aga vanasti oligi nagu, et sa võisid olla täiesti uus inimene, sa panid laulu ülesse, sul oli 0, kes teadsid sellest, see sai sama päev nagu 1000 kuulamist. Nüüd sul on followerid, sa paned selle laulu ja sa kuulamist, et nagu asjad ei liigu seal, vanasti seal ongi kõik laulud läksid nii suureks, sest ma ei tea, mis seal oli, aga kõik nagu liikus. See oli nagu, kõik oli kõigil võimalik, aga nüüd on kinni jäänud. Võib-olla sama asi, mis TikTokiga oli alguses. Et täpselt samamoodi, et videod lihtsalt lendasid. Nüüd on vist ka natukene tagasi tõmmanud, aga jaa, väga, mis sa no mina isegi mina praegu küll ei soovitaks uutele artistidele, et pane SoundCloudi, vaid ma arvan, et nüüd ongi targem kohe Spotify'sse, YouTube'i igale poole nagu suuremalt ja SoundCloudi võid ka panna, aga et see ei oleks nagu ainuke koht, kus sa oled, et seal see traction ei ole nagu sama, et inimesed on õnneks hakanud rohkem Spotify'd kasutama Eestis, meil on veel pikk tee minna, aga see on nice, et aga kui meil on näiteks alustav artist, kes ongi ta on loo valmis saanud, aga võib-olla ise ka veits põeb või saab aru, et see ei ole veel nagu päris küpse, et see on võib-olla samas natuke toores, et kas siis sellisel juhul julgustaksid ikkagi SoundCloud või sinna no kui sa paned selle SoundCloudi, siis see on ikka sama toores laul. Selles mõttes. Aga sinna see kuidagi nagu vaata ta kohaldub selle aga ma ei tea, ma kuulan päris palju välismaa muusikat, mis on ka nagu toores nagu, aga see on nagu Spotify'st nagu see ma ei tea. Ehk siis vahet ei ole, et kui laul on lahe, siis laul on lahe, et vahet pole, kus see on lihtsalt kasuta platvormi, kus inimesed nagu actually muusikat ka kuulavad, sest et mis sa reklaamid kuskil, kus keegi anyway ei kuula. Nii et hea point. Ma arvan. Alright. Kuule, aga ma ei tea, tahad midagi lisada või võtame järgmise loo? Serks ei taha, Serks on straight, ta paneb lihtsalt järgmise kohe.